Tervist, minu nimi on Ivar ja täna räägime tegelikult ühest küsimusest, mida on hästi palju küsitud. Ehk siis, kuidas võtta, kasutada Riimägi. Ja ma korra käin selle Riimägi juures selle juures üles, et miks see vedelmagneesium nii eriline on sellepärast, et selle tegelikult autor on doktor Caroline Dean. Ja doktor Caroline Deanil paluti kunagi kirjutada Magnesium Miracle raamat, ehk siis hästi paks raamat, mida kõik magneesium teeb. Ja töötades seda materjali, teadustöid, uuringuid, terapeute, arste läbi ja saades kõik selle info sinna nii-öelda kirja, ta on tegelikult pannud sinna kirja vist 68 erinevat haigusseisundit, mis tegelikult siis tuleb välja, et ei ole haigusseisundid, vaid on magneesiumi puuduse sümptomid ja tänu sellele Riimägile on võimalik ka neid nii-öelda elimineerida. Ja ta otsis tegelikult, doktor Caroline Dean otsis tegelikult vist 10 aastat, et kas keegi suudab toota magneesiumi, mis ei tekita kõhulahtisust. Mis probleem tavaliselt on alati nendel magneesiumitel on see, et kui sa tahaksid minna näiteks suurte koguste peale või terapeutiliste koguste peale, kus see nii-öelda nagu mina ütlen magic hakkab, siis sul ei ole võimalik, ta lööb ennem sul kõhu lahti. Ja doktor Caroline Dean siis lõpuks kuidas ütlen, loobus otsimisest ja hakkas ise siis vaatama, kuidas on võimalik toota sihukest magneesiumi, mis ei tekita kõhulahtisust. Ja tänu ühele keemikule nad siis avastasid ühe tehnoloogia, mis tänaseks oli isegi patenteerimata. Ja Riimäg siis on tegelikult piko suuruses vedelmagneesium, ehk siis piko on tegelikult nii väike ühik, et see on väiksem kui elektron. Aga mis selle nii-öelda huvitavaks teeb, sest et piko suurused ei ole enam nagu nii tavalised asjad enam toidulisandi maailmas, aga selle võlu, Riimägi võlu on see, et on positiivioonlaeng. Ja kuna ta on nii väike osake ja positiivioonlaeng, siis ta imendub 100% läbi limaskesta. Ehk siis ta ei lähegi tegelikult läbi soolestikku. Natukene võib-olla jõuab sinna peensoole ülemise otsa, aga see on kõik. Ja tänu sellele saavad ka võtta seda kõik, kellel on sooleprobleemid, kas siis, ma ei tea, mingisugused lekkivad soolid, ärritunud sooled ja nii edasi. Ja ütleme niimoodi, et jah, et tänase seisuga vist ainukene magneesium maailmas, mida mina tean, mis imendub 100% ja ei tekita kõhulahtisust. Aga lähme nüüd korra tagasi selle juurde, et kuidas siis Riimägi võtta. Esimene asi, üks viga, mida teevad väga paljud ja tegin ka mina, kuigi olen toidulisandite maailmas väga kaua olnud juba. Esimest korda ei lugenud silti läbi ja nüüd panime ka siia, ma ei tea, kas siit on näha, aga suurelt punasega on kiri, et mitte juua lahust lahendamata kujul, ehk siis see on number 1. Ja kui keegi on juba selle Riimägi endale ostnud, siis ta tegelikult ka teab, et seal on kaasas sihuke nii-öelda pipett ja pipetil on 25, 50, 75 ja 1 mill. Nii et selle järgi on tegelikult võimalik hästi täpselt mõõta, palju sul nii-öelda vaja on. Ma tean, et USA kõik materjalid ütlevad, et võta lusikaga, aga tead, ma ütlen ausalt, et eestlastele tõenäoliselt meeldib see täpsus rohkem ja lusikat, võtsin kodust erinevad lusikad ja pean nüüd tunnistama, et lusikate suurused on täiesti varieeruvad. Ehk siis mõnedel lusikatel, väikestel lusikatel oli isegi 2-3 milline mahuvahe, nii et see on väga suur nii-öelda, kuidas öelda siis, väga suur pluss-miinus variant, mida ma ütlen ausalt, et lihtsam on pipetiga seda nii-öelda teha. Teine võib-olla sihukene oluline asi on see, et kuidas seda võtta. Mina alguses hakkasin võtma veega, kuid tänaseks ma olen endale leiutanud sihukese, mingi hetk oli hästi mõnus ja juua palja veega ja see mineraalainete maitse oli mulle tohutult meeldis ja ma ei tahtnudki enam tavavett juua vist 2-3 kuud. Aga mingi hetk hakkas juba, kuidas öelda, ma ei tea, kas ära tüütama, mis see õige sõna on. Ja ma leidsin, RNA-l on sihukene C-vitamiini pulber, mis on siis marjamaitseline ja lisaks siin on veel kaalium ka sees ja kaalium on magneesium üks parimaid sõpru. Nii et minul isiklikult jah meeldib niimoodi, et ma võtan liitri, panen siis pipetiga enda vajamineva nii-öelda koguse sisse, millega ma juba nii-öelda harjunud olen, panen C-vitamiini nii-öelda juurde ja siis joon selle niimoodi vaikselt päeva peal ära. Mõnikord ma joon kiiruga, mõnikord ma joon ta päeva peale, oleneb täitsa päevast. Aga kui sina alustad Riimägi võtmist täna esimest korda,
siis on kahte sorti kliente. On kliendid, kellel on mingisugused terviseteemad, näiteks ma ei tea, ärevus, paanika, kui sul on mingisugused ravimeid tarvitad, siis mina soovitan tegelikult nendel klientidel alustada hästi aeglaselt. Et isegi juba 5 või 10 tilgast alles liitri peale ja siis juua see päeva peale ja see nõks ongi, et päeva peale juua, mitte korraga. Sest kui sa korraga paned selle liitrise lahuse sisse, siis noh, mida esimest korda peab arvestama, ta paneb sul üle 1000 ensüümi korraga tööle ja alati ei pruugi see olla kõige meeldivam kogemus, kui su keha hakkab järsku kõikide asjadega korraga nii-öelda tööle. Ja vaadata siis 4-5 päeva, mõnega võib ka 3 päevaga vaadata ja siis vaikselt tõsta. Nii et kui sul on mingid terviseprobleemid, võtad ravimeid, on sul ärevus, paanikahäired, siis alusta 5 tilgast. Ja kui sul oled terve, ravimeid asju nii-öelda ei kasuta, siis võta, mina ütlen, et 1 mill pane liitri peale, võta seal 2-5 päeva ja siis vaikselt niimoodi tõstad nii-öelda ülesse, et täpselt nii, nagu sul vaja on. Ja ma panen siia lingiga alla, kus saab alla laadida Riimägi manustamise juhend, et kuidas, seal on hästi põhjalikult kirjas, palju üks tilk võrdub, palju on üks pipeti täis, palju on 15 milli, palju mitu milligrammi see nii-öelda magneesiumi võrdub. Ja seal on ka hästi päevane magneesiumi vajadus ilusasti välja toodud lastel, poisid, tüdrukud, mehed, naised, rasedad, et mis on see päevane soovituslik kogus, mida siis nii-öelda võtta. Ja mida doktor Caroline Dean ütleb, et kuna nagu enamus inimesi on tugevas magneesiumi puuduses, siis et üldse taastada nii-öelda oma varud, et need päevased magneesiumi vajadus on see, mis sul päevas kulub ära. Samas kui sul on mingi stress, on sul, ma ei tea, sügavas augus, depressioon, on sul mingisugused, ma ei tea, operatsioonid olnud, tarvitad mingi ravimeid, siis kohe keha vajab rohkem magneesiumi juurde. Aga et oma varusid taastada, siis päevasest kogusest oleks vaja 2-3 korda rohkem võtta. Ja nende nii-öelda magneesiumi puudulikkuse taastamine võib võtta aega 2-4 kuud kuni 2-4 aastat. Et see oleneb täiesti inimesest, oleneb täiesti tema sellest nii-öelda vajadusest. Minul hakkasid kõige suuremad muutused, kus ma sain oma ärevusest lahti, kus mul tohutu teotahe tekkis asju ära teha, keskendumise võime oli tavaliselt 2-3-4 tundi lagi, mul tõusis 5-6-10 tunnini, et mina näiteks võtangi, meestel on keskmine 420 milligrammi ja võtan 3 korda rohkem, ehk siis mul tulebki 900-1200 milligrammi päevas. Nii et see on päris palju tegelikult, aga ma näen, et see oli see koht, kus mul hakkasid hästi suured positiivsed muutused. Ja täna, mis ma võin öelda, et tagasiside klientidelt täpselt samamoodi. Kõik, kes on läinud suuremate nii-öelda koguste peale, näevad neid muutusi hästi kiiresti. Ja mis siis tavaline on, mida esimesel kuulda pannakse tähele, on krambid kadunud kohe. Tavaliselt see juhtub juba 2-3 päevaga. Unekvaliteet hakkab tohutult tõusma, et sa magad sügavalt nii-öelda välja, siis näotikid on ära paljudel kadunud juba esimese nädala-kahega. Et mis siis magneesium teeb? Ta rahustab täielikult su närvisüsteemi nii-öelda maha. Aga mis on probleem tavaliste nende magneesiumitega alati on see, et esiteks nende omastavus, et pole ühtegi teist magneesium, mis omastuks 100% peale Riimägi. Ja kuna magneesium on nii nõutud element kehas, ehk siis 80%, mis sul üldse kehas toimub, on tänu magneesiumine, siis see väikenegi osa, mis magneesiumist läheb läbi soolestikku ja iga inimese soolestik on täiesti erinev. Et kui korrast on, see oleneb ka sellest, kui palju sa kätte saad, siis kuna ta on nii aktiivne aine, siis kogu keha vajab seda. Nii et tavaliselt, mitte, tavaliste magneesiumitega sa kunagi ei jõua sinnamaani, et sa kuuleks inimestele, et näiteks kuu aja kasutamisega tekib tohutu energiatõus. Ehk siis mina ütlen ausalt, ma vist samamoodi tundsin energiat, siis kui ma olin 25, 27, 23, sinna vahepeale jäi. Ja mina märkasin neid muutusi kuu aega kasutamisega ja tol hetkel ma ei võtnud 900-1200 milligrammi, vaid ma võtsin 400-500.
nii et esimene kuu jah, tavaliselt pannaksegi tähele sihuke teotahe asju ära teha. Hästi hea, mõnus on olla, stressitaluvus tõuseb kogu aeg. Samamoodi energia, just energia tõus on see, mida ma kogu aeg inimestelt kuulen. Mida siis inimesed panevad tähele tegelikult teise kuu kasutamisega on see, et ärevuspaanika hakkab täiesti ära kaduma. Kolmanda kuuga tavaliselt on juba täiesti läinud. Mis veel, kohvi ütlevad inimesed ei taha, kuna energiat on hästi palju, siis kaob ära sihuke tahe isegi või maitse juua nii-öelda kohvi. Aga jah, tagasisidet on olnud tänasest ühest äärmusest teise. Aga jah, ütleme niimoodi, et kokkuvõtlikult siis ära joo lahjendamata lahust, nii nagu mina seda esimese korraga tegin, kui ma kunagi selle pudeli kätte sain. Vaata kindlasti järgi kasutamise, manustamise juhend, selle lingi saad siit samast nii-öelda all ja järjepidevus. Ehk siis ma kuulen kogu aeg inimestele, et oi, ma unustasin koju, ma läksin reisule, ma töö juurde ei ole võtnud kaasa, aga 1 liitri vett saab alati kaasa teha ja saab igale poole seda kaasa võtta. Minul on ka näiteks Riimägis tehtud väikene niisugune pudelikene, kus ma saan siis tilgutada. Kasutan seda siis, kui ma lähen kokkusaamistele või tuttavatega nii-öelda välja, et mõnikord ei olegi alati seda valmis lahust kaasas. Ja igaüks siis saab katsetada, kui sul maitse on liiga tugev, mineraalaine maitse, ma ei tea, pane unamahla juurde, pane mingi morsi sisse, pane smuutide sisse, et see need võimalusi on nii-öelda mustmiljon. Ja jah, ega ma praegu ei oskagi rohkem midagi öelda. Kindlasti kirjutage, küsige, et hakkan väga tihti siin videosid tegema, teeme ka kindlasti laive, vastame inimeste nii-öelda küsimustele. Et kui on Riimägi või mingi teiste RNA toodete kohta küsimusi, palun kirjutage siia alla. Pange kindlasti ka kirja, mis kohta te tahate, mis infot te tahaksite rohkem nii-öelda saada. Sest et doktor Caroline Dean on kirjutanud nii palju erinevaid raamatuid, tal on üle 100 erinevate podcastide erinevate teemade kohta. Et ühest äärmusest nii-öelda teise. Ja eks me tõlgime ka neid kogu aeg nii-öelda raamatuid juurde, aga nii palju on infot, mida kõik ei jõua ära tõlkida ja kõik ei jõua kodulehele panna, aga kindlasti küsige ja pange follow ja jälgige, et ja kirjasti, mis teid huvitab, mis teemasid veel, et mitte ainult RNA-ga, vaid ka ensümeedikaga. Nii et head manustamist.